tere! Praegu on algamas siis 20. sajandi Kadrioru arhitektuuri videoekskursioon. Et see on oma olemuselt nüüd võib-olla elamuarhitektuuri keskne ja teine asi, et Kadrioru ise on ka võib-olla selline kodanliku parema elamise piirkond, et natukene me liigume elu pühapäeva poolest siis täna. Kadrioru on selles mõttes põnev, et tegemist on siis kogu aeg olnud sellise puhke ja ajaviite ja parema elu poolega linnast. Et Veitsenbergi tänav, mida mööda ma praegu tulen, on ju tegelikult tekkinud Narva maanteelt linna poolt tulles hargnemisena selleks, et jõuda siia juba Rootsi ajal tekkinud suvemõisateni, kuid erilise võlu Kadriorule annab see, et 19. sajandil oli Kadrioru populaarne merekuurort, kus võeti mereveevanne, aga ka muid vanne ja kuhu peamised külastajad saabusid Peterburist. See on tähtis ja oluline kihistus, mida me oleme harjunud, et merekuurortid on olnud meil Pärnu ja Kuressaare ja Haapsalu ja teised, aga Tallinnas on lihtsalt muu elu selle kõik kuidagi alla jätnud ja sellest enam palju jälgi ei ole, aga midagi siiski. Et siin me näeme 1870. aastatel ehitatud Georg Witte supelasutuse vannimaja. Iseenesest see on nii vana maja, et sellele me nagu tänase ekskursiooni käigus ei peaks peatama otseselt, aga ma ei saa jätta teile seda lihtsalt näitamata, sest see on ainukene füüsiliselt alles hoone sellest Kadrioru kui kuurorti perioodist ja see on nii unikaalselt säilinud arhitektuurimälestis, vaatamata sellele, et teda on siin korduvalt ostetud ja müüdud ja tahetud mitut pidi ja mitut korda maha lammutada ja oldud muinsuskaitse peale pahane, aga teistpidi vaadates seda, kui uhke arhitektuuriga ta on ja kui eriliselt ägedat kihistust ta Kadrioru arhitektuuris peegeldab, siis ta kindlasti väärib korda tegemist ja talle hea peremehe leidmist. Nii, aga nüüd tagasi Lahe tänaval, mis on väikene tänav, mis keerab Veitsenbergist Narva maantee poole siin trammi aasa sees, sest Lahe tänaval on niivõrd palju, niivõrd põnevaid maju. Nüüd see ühekordne punase kõrge katusega maja on arhitekt Erich Jacobi, tuntud baltisaksa arhitekti Õialaste koolkonda kuuluva ja teist põlve Tallinna arhitekti projekteeritud 1930-31 ja see on väga hea näide 1920 aastate traditsionalismist, võib-olla sellises veidi luksuslikumas variandis. Nüüd selle maja puhul on tegemist siis Otsaga tänavale avaneva majaga, millel on üks suur korralik kodanlik korter ja kõrval siis väiksem garaažiga plokk. Aga väga kahetsusväärselt on see maja 90. aastatel soojustatud, katuse korrusele suur inetu proportsioonist väljas katuse korrus ehitatud ja ta on praktiliselt kõik oma detaili kaotanud. Lisaks on talle siia külge ehitatud garaaž, mis ju garaaž oli sellel majal olemas. Inetult on pandud need paksud plekid sinna katuseserva ja katusekivide ette ja puudu on siit sellest postist majani ulatuv veranda. Me näeme ka uut paekivi aeda, selle tunneb ära madala kvaliteedilise töö järgi, sest Eesti-aegne puussepa ja müüriladumise oskus on lihtsalt nii palju kõrgem. Ja siin on küll püütud nüüd Eesti-aegseid detaile nagu
taas teha, aga see on kaasaegse madala kvaliteedilise puiduga, mistõttu see 20 aastate traditsionalismi detailivõlu on siit kõik ära kadunud, proportsioonid on muutunud. Ainuke, mida te siit võite nüüd veel nagu märgata, on siis see, et algselt on olnud 20 aastate traditsionalismile iseloomulikult selline paks, rasvane väestas ja seda joont on siin otsas veel natukene näha. Aga muidu iseenesest suurepärase arhitektuuriga omaaegne tippmaja, mis on remontidega ära rikutud. Nüüd minnes siit edasi, jõuame teise 28. aastal samuti Jacobi projekteeritud villa juurde, mida on ka rekonstrueeritud, võib-olla küll sutsu paremal moel, aga ikka me näeme neid tänapäeva katusekive, mis on nii suured, paksud ja rasvased. Kogu see tänapäeva katuste tegemine rikub oma demonstratiivsete vihmaveetorude ja ülepingutatud plekiga ju kõik vanad majad ära. Aga tulles nüüd siin selle arhitektuuri juurde, siis 20 aastate traditsionalismis on siin põnev märgata ka uuele ajastule viitavaid jooni. Näiteks on see veranda kohal olev võdupiire, juba reelingpiire, mis annab aimu funktsionalismi saabumisest. Ja teine niisugune Eesti-Tallinna arhitektuuris haruldane luksuslik võte on porte cochère ehk siis see kuni sissesõiduteeni ulatuv varikatus, et autost või varasemal ajal, kui see mõiste tekkis, siis tõllast väljudes ei peaks kohe vihma ja lörtsi kätte sattuma. Ja veel on selles majas niisuguseid huvitavaid, kahjuks on ka jällegi see uus veel eriti kuidagi inetult kullatud aed siia tehtud, mis ei ole originaalne. Aga põnev on see, kuidas sellesse majasse sisenemine toimub, et kui ta sealt nüüd selle varikatuse või porte cochère'i alt sisenete, pöörate, mitte otse ei sisene, vaid pöörate paremale ja siis te saate foajeesse ja see foajee käib nagu ümber maja. Seal on ka kõik kenasti sissepääsu lähedased vajalikud tualettruumid, garderoob, kõik on seal olemas, aga see kõik on, vaadake, hakkab juba nagu natukene lintakentki kokku moodustama, et ta selles mõttes sobitub hästi selle üleval oleva võdu reelingpiirdega. Praegu on ka see võdu lõhtud liiga paksuks. Vanadel eestiaegsetel piltidel on see asi hoopis teistmoodi. Ja siis on põnev, et kui see üle nurga ulatuva eenduva osaga põhimaht, siis millel siis magamistoast võdu tuleb, aga seal tagapool on näha ka ühekorruseline kõrge katusega maht, mis siis sisaldab endas kööki, garaaži ja majahoidja korterit. Igatahes, ja veel millele, vaadake veel siin on säilinud siis vana karniis, see väesta alune, mis on paksult puidust välja töötatud ja ta on, see on üks selline 20 aastate traditsionalismi meelismotiive. Aga nüüd siin Lahe tänaval tasub vaadata ka vastasmaja. Ma ei tea, ma loodan, et see päike ei ole liiga meile kaadrisse, aga see on siis nüüd, meil on siin tänava ääres uus 90-ndatel või minu meelest see on suisa uue sajandi, 21. sajandi alguses valminud Ukraina saatkonna hoone, mille tõenäoliselt on projekteerinud Eestist tulnud Ukraina päritolu arhitekt Oleg Šemtšukov, kes on ka 90. aastatel selle 30 aastate funktsionalistliku villa ümber teinud Ukraina saadiku residentsiks. Et siin oli nõukogude ajal sees lasteaed ja see villa tuli nagu päris ilusti välja sellest nõukogude ajast üsnagi autentsena, aga see saadikuks residentsiks ümber ehitamine on ta kahetsusväärselt ära rikkunud. Talle nüüd näete ka samamoodi see suur varikatus porte cochère siia
ette ehitatud, mida siin kunagi ei ole olnud, ta on nii suur, lai ja lainetav, et ta viib maja jumal teab kuhu ja ei tule välja ka selle vana funkvilla mõned kõige vahvamad võtted. Et mulle on meeldinud see, et näete siit sissepääsu kõrval on olemas ümar läbi 2 korruse selline ümarvärkel, mis all on nagu selline foyer osa, aga üleval on ta põnev, seal on sees vannituba. Ja mõelge nüüd, kui uhke on vannituba, mis on nii-öelda majast eenduv panoraam aknaga vaade merele, mis siit ju algselt paistis. Et noh, me oleme nii harjunud ja enamasti Eestis on see, et need hügieeniruumid on ilma aknata kuskil pimedas ja keskel, aga siis siin oli see 30 aastate funktsionalism, mis ju sellist sanitaarolusid, puhtust, tervislikkust, hügieeni, kõik selle nagu endale kultuseks mõtles, kõik oma need silepinnad, mis on hästi hooldatavad ja nii edasi. Et see on ka siin Eestis ebatavalise visualiseeringu saavutanud. Ja kui me nüüd seda maja siit tagantpoolt vaatame, siis elutoal on suur ümmargune selline ärkli osa ja selle kohal selline ka Eestis ebatavaline piire, umbne kaaduv piire. Ja mis veel eriti tähtis on see, et niikuinii seal taga te näete veel on üks tiib juurde ehitatud, mis ei ole 30 aastate oma. Ja mis seda maja veel eriti rikub mu meelest on siis see, et talle on tehtud see lai karniis, mitte noh, see ei olegi karniis, aga tal on eenduv räästas tehtud. Just see, mis 30-ndatel oli oluline, et tal ei oleks eenduvat räästast, et vastupidi, maja ülevalt lõppeb puhta joonega, et see geomeetria tuleks välja, siis sellest ei ole siin üldse kinni peetud. Et iseenesest üks 30 aastate väljapaistvamaid ja huvitavamaid Elmar Lohu villasid, mis kahetsusväärsel kombel on uues Eesti Vabariigis ära rikutud. Nii, aga siin kõrval on teise slaavi rahva saatkond, milleks on Tšehhi saatkonna hoone. Ja see on ka väga põnev ja naljakas maja. Selles mõttes, et tegemist on koopiamajaga. Ja tšehhid ostsid selle Friedrich Leerberti poolt 20 aastate lõpus projekteeritud Spoorlederi villa. Spoorleder oli tuntud Balti-Saksa perekond. Siin on minu meelest 30, ütleme Eesti ajal tegelesid nad peamiselt kindlustusäriga. Ja see maja oli puidust kohvitud nagu Eesti-aegsed majad sageli ja selle olukord oli siiski nii halb, et Tšehhi saatkond lammutas originaali ja ehitas koopiamaja, noh, mõningate lisandustega, nagu näiteks seesama varikatus ukse ees. Ja kindlasti see aed, mis on veidrate proportsioonidega, aga ja ütleme, siin on veel ka ehitatud rõdu kinni. Ühtepidi Leerbert ei olnud kindlasti Jakobi tasemel arhitekt, kuigi ka sama põlvkond ja ka suhteliselt vähe teinud. Ta oli jõukas baltisakslane, kes lihtsalt ei pidanud igapäevaselt leiba teenima oma projekteerimistööga. Ja noh, ütleme niimoodi, et ta seda arhitektuurikeelt ju enam-vähem valdas. See ei olnud ka nüüd niisugune mälestisvääriline, oluline maja, mille puhul ma arvan see, et ta on koopiana ehitatud, ei ole iseenesest patt. Et noh, kui nad oleksid siia nüüd mõne kaasaegse Tšehhi arhitekti projekti järgi teinud, noh, ka võimalik loomulikult, aga et nad nagu, kuidas öelda, püüdsid seda tänavamiljööd siin hoida, ei olnud mu meelest halb mõte. Tore oli ju see, kuidas siit paistis vanadel fotodel vaade merele. Nüüd on aga seal siis kunagine staadion 21. sajandi alguses kinni ehitatud. Nii, aga Lahe tänava ja Veitsenbergi tänava nurgal on ka põnevaid maju.
Ja siin näeme siis arhitekt Eugen Habermanni kavandatud 2 korteriga funktsionalistlikku elamut 30. aastate algusest. Et see maja, millel kummalgi korrusel on suured korterid, üks suur korter, aga see maja oli selles mõttes hästi nagu põnev, et ta oli esimesi maju Tallinnas, kus oli ette nähtud katuseterrass. Aga 90-ndatel, kui uued omanikud soovisid seda maja rekonstrueerida, siis Peeter Perebüroo kavandas siia peale uue korruse. No, võib vaielda, kas see on õnnestunud või mitte, aga mu meelest selles mõttes on õnnestunud, et ta on erineva värviga jätnud selle vana maja nagu meile autentsena alles ja selle katuseterrassi piirde, aga siis sellise tumeda ja hoopis jõulise karniisiga majana tähistanud oma lisatud korruse juurde. Aga tore on see, et sellel vanal majal on värviskeem jäetud vanaks, tal on küll sissepääs, ma vaatan praegu muudetud, et sinna on ehitatud see klaaskast taha ja viidud külje peale, et tegelikult algne sissepääs oli siit Veitsenbergi tänava poolt, aga mis tundub, et on aknaks kinni ehitatud. Aga see, mis ma värviskeemi puhul tahtsin esile tõsta, oli see, et ma arvan, et algsest värviskeemist lähtub see aknapõskede veidi tumedamaks värvimine. Nüüd aga võiks tähelepanu pöörata järgmisele, see on siis Veitsenbergi 23 majale, mille 1932 kavandasid arhitektid Erich Jacobi ja Johann Ostrat. Me tegelikult ei tea, kas Ostrat on kaasautor selles mõttes, et juba 1934 ilmunud Eesti arhitektide almanakis oli ainsaks autoriks märgitud Erich Jacobi ja kuna see oli see raamat, kus tõepoolest arhitekte esitleti tähestikulises järjekorras, siis seal oleks olnud imelik selle kaasautorluse ära unustamine, sest seal on just see arhitektide autorlus tähtis, et võib-olla seal võisid olla hoopis mingid juriidilised nüansid, miks Ostrat oli juures. Aga maja ise on nagu küllaltki Jacobi pärane, selles mõttes, et Jacobi oli niisugune tõsine, lihtne, raskepärase arhitektuuri viljeleja. Et siin on ju ühtepidi me näeme sellist sümmeetrilist lahendust, mis ei olegi nii omane funktsionalismile, aga teistpidi see lame katus, nurgaaknad ja tõtt-öelda selles majas sees oli, ta oli väga kvaliteetselt ehitatud luksusvilla, kus siis oli olemas trepikoja akende avamise selline süsteem, kus vändaga sai neid aknaraame avada. Ta oli kuni nüüd selle praeguse rekonstruktsiooni alguseni erakordselt hästi heas, kuna ta oli väga kvaliteetsetest materjalidest ehitatud, siis ta oli ka erakordselt hästi säilinud. Nüüd nii palju, kui mina tean, omandas juba aastaid tagasi selle maja üks ehitusettevõtja Toomas Luumann, kes plaanis sinna üles paigutada oma kunstikogu ja ehitas maja algsest kõrgemaks. Aga nüüd näeme, et see mõte on mööda läinud ja maja on müügis. Mu meelest hästi vastutustundetu käitumine, kui maja nii-öelda ära solgitakse ja siis läheb huvi üle või äriõnn ärimeestel ei naerata ja jäetakse asi pooleli ja nüüd on ta lihtsalt müügis, et see on liiga hea ja väärtuslik arhitektuur, mida meil Eestis nii vähe on, et selliselt lihtsalt ära narvida, hästi kahju. Aga siin Veitsenbergi tänaval, mida mööda ma tegelikult praegu siit linna poole minna ei tahagi, see on ka ilus 20. aastate Erich Jacobi, mis on küll saanud 90. aastatel endal 3. korruse peale. Noh, vast mitte veel kõige jubedamal moel, aga olgem ausad, et see sama 20 aastate traditsionalism oleks olnud
kindlasti ilusam, kui talle ei oleks seda korust peale ehitatud. Nii, aga nüüd mul on võimalus trammi alla jääda. Järgmine on aga üks restoranimaja ja selle on projekteerinud arhitekt Andres Põime, kes oli väga kimpus selle majaga, sest tegelikult on siin tegemist ajaloolise trammi lõpppeatuse putkaga, mis 70ndatel aastatel tehti uus ja kahekorruseline ja suurem, kus siis trammijuhid lõpppeatuses said ka tualetis käia ja lõunat süüa. Aga nüüd sellest kolmekorruseline restoran, mis niimoodi tänavajoonest esile kerkib, oma prügikastid ajab oma ka siia tänavajoonele, sest see omaaegne trammijuhtide putka oli esimesel korrusel tagasi astuv. Aga nüüd oli probleem, et see restorani tehnoloogia ei taha siia sisse ära mahtuda ja sedapidi on isegi rohkem näha, kuidas ta üsna niimoodi, mitte kõige meeldivamalt siia tikub tänavajoonele. Aga tore ajalooline maja on siin ka siis olemas, kus praegu on Julianus Inkasso ehk siis Veitsenbergi 20 ja selle on projekteerinud Ferdinand Adolf, kes on, just lähen sinna poole, et siis on paremini näha, et see on 31. aastal tegelikult juba kui fungi ajastul projekteeritud, aga sellises 20 aastate traditsionalismi vaimus. Ferdinand Adolf oli selles mõttes tähtis ja huvitav arhitekt, kes Rakverest pärit, Rakvere ehitusmeistri poeg ja vend oli tal ka Rakveres väga viljakas ehitusmeister ja tõenäoliselt on Ferdinandi projekti järgi mitmed insenerist venna signeeritud majad. Aga et Ferdinand Adolf oli ka selles mõttes nagu tähtis mees, et ta oli ainukene insener, kes oli oluline, hea, kvaliteetne projekteerija 20. ja 30. aastatel. Ja funktsionalismi mitte, aga 20 aastate traditsionalismi valdas ta hästi, et ütleme nii, et kõige arhitektuuri suutlikum insener sõdadevahelise perioodi Eestist. Ja ka Riias osalt Peterburis õppinud ja töötanud mees. Siin on üksteise peal 2 6-toalist korterit, see oli Eesti Panga direktori Jaaksoni kunt siin nurga peal ja tema maja. Ja nüüd, kui see on ära soojustatud, pandud need odavad plastaknad, on ta nagu kõik selliseks koledaks ja ilmetuks. See ilus detail on siit ära kadunud ja see maja näeb üsna mitte midagi ütlev välja. Aga ma siiski tahaksin ühel detailil siin peatuda sellepärast, et see on nagu ilus ja oluline. Siin on autentselt säilinud see välisukse kohal olev varikatus. Me võime küll isegi arutada, et kas see, kuidas hoovivärav ja varikatus nüüd kokku käivad, et kas see on arhitektuurselt parim lahendus. Siin on vaidluskohta võib-olla, aga iseenesest see puidutöö, kuidas on see laudis sellele varikatusele siin tehtud, ei tea, kuidas ta mul siin teile kaamerast küll tunduma jääb, aga vaatatud nüüd kaamera teravustab ennast ümber, te näete seda sellist laudise tähtornamenti ja võt see on see hea ja kvaliteetne pool 20 aastate puussepatööst, mis siin ainsa väärtusena on säilinud, sest nagu te näete, see ragudega uks loomulikult, see on 90 aastate koopia. Ükski tänapäeva koopia ei suuda asendada ehtsat originaali. Nii. Nüüd paistab meile siis Poska ja Veitsenbergi tänava nurk ja siin nurgal näeme arhitekt Andres Alveri 21. sajandi alguses projekteeritud luksuselamut, mis
introdutseeris oma puitribide ja muidu sellise mängulise arhitektuuriga, kus on 3 korrust ja tagasiastuvalt 4. korrus, mitmeid uusi võtteid Eesti arhitektuuri. Noh, arusaadavalt on meeletult suurte, võib-olla isegi ülekuumenemist tingivate akendega lahendatud see nurk, sest ega selle krundi väärtus ongi ju luige tiigile avanemine, et see, mida kinnisvaraarendaja siin müüa saab. Üsna samalaadne, kuid siiski märgatavalt või astme võrra kehvema arhitektuuriga on järgmine maja, mille on kavandanud mõned aastad hiljem Enn Vajasaar, aga seal on tegemist lihtsalt ka ahnema kinnisvaraarendajaga, kui nurgapealses Alveri majas on ikkagi siit nurga peal meil nii-öelda tagasi astuva maja puhul ees Kadriorul omaselt väikene muruga eesaed, siis järgmise maja puhul on aga ka keldrikorrus tahetud kasutusele äripinnana võtta, suuremat kasumit teenida. Seetõttu ei ole mitte tegemist maja-aluse parklaga, vaid on selline auk ja haljastust meil selle arvel ei ole, kui maja kõrval. Noh, sa ei tunne ju, et sa elad luksuslikus Kadriorus, kui sa iluaia asemel vaatad aknast alla sellist pool maa-alust parklat. Aga järgmine tähelepanuväärne maja, millele tasub siin tähelepanu pöörata, on Weitzenbergi ja Koska nurga peal olev 3-korruseline luksuselamu, mille kavandas ka Jaaksonile arhitekt Anton Suans. Ja nagu te võite Rooma numbritega uksele kirjutatult näha, on see siis valminud vahetult Eesti Vabariigi lõpuhetkedel. Et tegelikult, kui te vaatate akna proportsioone ja maja ennast, siis on ju tegemist niisuguse 30 aastate lõpu ratsionaalse kastiga, mis aga on nüüd 30 aastate lõpu esindustraditsionalismile omaselt saanud peale esinduslikuma dekoori. Me näeme, et kvaliteetsest paest on laotud kõrge vundament, siin on ka olnud ju tegelikult keldripood, mis on iseenesest isegi, nüüd on seal mingi restoran, mis on iseenesest ka selline huvitav vastuolu siin, et meil on luksuselamu ja kui sul on selline nii-öelda kadriorulikult baroksed paleed mängiv või mitte mängiv, vaid aga sellele oma arhitektuuriga vihjav hoone, siis kogu see nendele luksuskorterid ja nende all keldripood ju iseenesest viitab ka siis sellele, et majaomanik tahtis rohkem tulu teenida, ehk siis kapitalist on kapitalist igal perioodil. Aga me näeme siis, et selline see barokkpaleele osutavad need tegelikult seinale peale kleebitud pilastrid, millel on ka siis stiliseeritud kapiteelid, meil on sandrikud ümber akende ja selliste barokne voluutidega portaal. Samuti me näeme, et esimesel korrusel on veranda, selle kohal baroksete balustritega rõdu, et kõik see on nüüd nii-öelda Kadrioru baroksele lossiansamblile kohane, aga siin me peame võtma nüüd arvesse ka seda, kuidas Kadrioru tähtsus 30 aastate lõpus tõusis, olukorras, kus Kadrioru loss jäi ju presidendi ametiresidentsiks ja tegelikult mööda Weitzenbergi tänavat sõitis ju, oli ju nii-öelda liginemistee presidendile. Kadriorus valmis uus adminhoone seal lossi taga, kus Vabariigi Valitsus hakkas pidama neid istungeid, kus ka president osales, mis tähendas siis seda, et Toompealt sõitsid kõik ministrid Pätsi juurde valitsuse nõupidamistele siit sellest majast mööda. See tähendab, et see maja tõesti, tema tähtsus ja roll selle asukohal oli tõesti oluline roll.
siit võib vaadata ka seda, et samal perioodil 30 aastate lõpul tehti ju Kadrioru parki korda ja siit vahelt likvideeriti, kus me praegu olen, siit Luige tiigi ja Veitsenbergi tänava vahelt, siit likvideeriti trammidepoo ja kujundati siis selline linna poolt trammi lõpppeatusest hästi lähenetav pargi ümbrus. Nüüd järgmine põnev maja siin on siis praegune Vatikani nuntsiuse residents ehk siis ühe väikeriigi saatkond, see on siis Poska 47, mille 20. aastatel projekteeris arhitekt Herbert Johansson. Johansson oli kindlasti 20-ndatel, 30-ndatel Eesti juhtivaid arhitekte, aga ja 20 aastate traditsionalismis, mida see maja kõige rohkem, kuigi võib-olla mitte nii üheselt, esindab, oli tema kõige meisterlikum. Aga samas on see, et Johanssonil tulid need 20 aastate traditsionalism hästi välja sellise sotsiaalehitusena, võib-olla sellise rohkem avalikes hoonetes, koolimajades, lasteaedades ja kooperatiivelamutes ja sellises linna sotsiaalkorterites ja selline luksuslik nagu see insener Veieri maja ei olnud võib-olla nüüd see, mida sotsiaalselt tundlik Johansson kõige rohkem oleks tahtnud kavandada. Aga loomulikult sai ta nendes oludes, kui meil arhitekte oli vähe, meisterlikult hakkama või teised ei oleks niigi hästi suutnud. Ja siin on veel põnev tegelikult see sisearhitektuur või mitte sisearhitektuur, vaid see, et ilmselt Vaierile tundus, et Johanssoni arhitektuur on liiga minimalistlik, nagu see meie 20 aastate traditsionalism oli, mistõttu ta lasi Aleksandr Vladovskil, sellel Peterburi akademistil, siia sisse seintele maalingut teha, nii et mis on selle ülejäänud arhitektuuriga selges kontrastis. Nii, aga nüüd järgmine maja on ka väga arhitektuurselt põnev ja see on 80ndate aastatel projekteeritud arhitekt Peep Jänese poolt uuskirjanike maja. Ma jäin siin tagaotsal pidama sellepärast, et see on üks esimesi kordi, kus meil ka niisuguste sotsiaalsete oludega arvestati ja siin taga te näete siis esimese korruse sissepääsu, kus aastaid elas väljapaistev Eesti publitsist Enn Soosaar, kes aga noorpõlve õnnetuse tagajärjel oli aheldatud ratastooli ja siis Enn Soosaare korter on esimeselt korruselt sissepääsuga ja teega ja te võiksite tulla teiselt poolt minu tagant, siis te ei ole mul kaameras. Et siis eraldi sissepääs ja kaldtee ratastooliga inimesele. Nüüd arhitektuuri mõttes on siis see 80 aastatel projekteeritud maja esindab postmodernismi ja siin on veel üks asi, et palju on sellele kirjanike majale ette heidetud seda, et ta hakkas ta tõi niisugusesse võib-olla villalikumasse Kadriorgu sellise kesklinna perimetaalse hoonestuse, aga see etteheide on võib-olla ära teenitud eelkõige seetõttu, et sellele majale ehitati peale, või õigemini, ehituse käigus projekteeriti maja ümber ja ta muutus kõrgemaks. Kirjanikel oli kortereid rohkem vaja ju kui ma kujutan ette, kuidas need kirjanikud oskasid neid tollasest oludest vastu rinda taguda ja neid endale nõuda. Nii et see maja projekteeriti suuremaks ehituse käigus. Iseenesest Eesti postmodernismi kontekstis ei ole ta nüüd väljapaistev saavutus, aga kultuurilooliselt kahtlemata huvitav maja. No kui me siin nurgal juba oleme, siis ei saa jätta ka vaatamata teist maja,
ma mäletan veel siin seda nurga pealt sissepääsuga poemaja, mis loomulikult oleks seda nurka palju kenamini ilmestanud, kui see praegune üsna trafaretse ja tagasihoidliku arhitektuuriga arhitekt Ike Volkovi projekteeritud asendushoone, mis ju mahtudelt on sobiv, kuid kahjuks jääb tal võrreldes naaberhoonetega niuhist puudu. Nii. Aga kui me pöördume nüüd Koidula tänavalt siit Kadrioru poole, siis on jällegi tegemist väga põnevate majadega, nagu see Koidula 32. See on küll vana 19. sajandi ühekordsele puumajale ümberehitus ja teise korruse peale ehitamine Anton Soansi poolt, aga sellisena arhitektuurselt väga meisterlik. Paljud Kadrioru majad on, ütleme üldse mitte ainult Kadrioru, vaid Tallinnas oli üldse tüüpiline, et kas või see, et näiteks 19. sajandi alguse puumajale 19. sajandi lõpus ehitati korrus peale, aga et noh, see on nagu tavaline. Aga siin on siis tegemist sellise noh, klassitsismi ümbermõtestamisega nii 20. aastate traditsionalismi vaimus, aga siin on ka põnevat võib-olla sellist ekspressionistlikku detaili, kui me vaatame seda lähemalt, seda sissepääsu, seda väikest portikust allapoole ahenevate sammastega, jällegi see tugev jõuline 20 aastatel iseloomulik karniisindus selle nende sammaste kohal ja sellisena on ta väga huvitav. Kahjuks on ta juba tükk aega tühi, kuigi siin on ka juba vahvalt ilus ju see ees need kaks nüüdseks juba tõeliselt vana viiapuudega, meil selliseid suuri ja vanu viiapuid on ju ka vähe. Aga siit võime edasi minna selle nurgapealse majani, mis on samuti Soans ja tegelikult üks Eesti huvitavamaid funkvillasid 30 aastate keskelt. Siin on siis ka tegemist selles mõttes erakordse juhtumiga, kus siis praegu meie ees olev madalam osa, kahekordne madalam osa on tegelikult vana 19. sajandi hoone, millele see funkvilla on siis 30. aastatel külge ehitatud ja see vana puitosa, näete kui palju need aknad on ju siin madalamal siin nurga peal, esimese korruse aknad, see kõik tuleneb sellest, et see on see omaette korteriks jäänud vana osa. Aga uue osa teeb siis uhkeks ja efektseks Eesti oludes tavatult pika lintaknaga ümarvärkel mõlemal korrusel, nii söögitoa kui magamistoa puhul ja vahvad on ka need nurgaaknad. Anton Soans riialaste põlvkonnast oli ju üks meie 30. aastate väljapaistvamaid arhitekte, kindlasti kõige parem linnaplaneerija, aga ka väga hea arhitekt, kes eriti funktsionalismis oli väga hea. Nüüd, mind võib-olla ei vaimusta see, kuidas selle suure erakordselt pikkade akendega, mis kahjuks on nüüd jäänud selle suureks välja kasvada lastud elupuu varju, ei näe meie selle maja täit ilu väljast ja ei näe need majas sees olijad, ei saa seda Kadrioru parki avaneva vaate panoraamsust kätte, aga ega mulle väga ei meeldi ka see, kuidas on kinni ehitatud seda hommikupäikese õdu, mille all on siis näha see õdu pinna ja värikatuse selline aadekoolik konsool, et selles on võib-olla minu silmis ka natuke sellist siinmapärasust,
aga selleks ajaks olid juba mitmele projekti puhul ju Siinma ja Soants koostööd teinud, nii et vastastikused mõjutused ei ole ju välistatud. Nüüd järgmine maja, mida me siin näeme, mis on küll nüüd üsna puudevarju vist võib jääda, et see on selle sajandi alguses arhitekt Tiit Vummali projekteeritud elamu, aga selle elamu puhul tahaks lihtsalt ainult sellele tähelepanu juhtida, siis tuleb sealt teiselt küljelt paremini välja, et näete, siin on siis see, et jah, nüüd sealt tagant on see probleemkoht nagu väljas. Et kui muinsuskaitse oli öelnud, et sellel miljööväärtuslikul alal, mis võib olla hoonealune pind, siis selline arhitektide kavalus on siis see, et konsoolselt etteulatuvate pindadega muudetakse maja suuremaks. Noh, kas see on nüüd aus võte või mitte, see on nüüd iseasi, aga noh, me peame arvestama, et niisuguseid asju tehakse. Nüüd siin on meil mõned vanad ajaloolised puumajad. Kahjuks on nad saanud küll nii peletult ebaajaloolise ja minu silmis ka mitte just vaimustava värvilahenduse, et nende ajaloolisus selle all kannatab. Aga tähelepanu võiks siit nüüd veel edasi meil pälvida see hallides toonides maja, mille on projekteerinud eelmisel kümnendil või kuskil seal 2010 paiku, ma täpselt ei mäleta aastaarvu, üks meie uue Eesti aja juhtivaid arhitekte Emil Urbel. Ja iseenesest ju see maja maht ei olegi kõik see suurem ja ta nagu võiks täitsa kenasti Kadriorgu sobituda, aga siin on siis tööstur Kõuhna soov saada ikkagi, kuidas öelda, noh, et alati peaks nagu neid piiranguid katsuma üle kavaldada ja seetõttu on siis kaldkatuse nõue, mille puhul ei olnud määratud, kas need kalded peavad ka kuskil kokku saama, on siis tegelikult nii laiaks üleval paisutatud, et sinna veel oma klubikaaslastega üks ruum ära mahutada, et tegelikult on ta ju rohkem lamekatusega maja, millel lihtsalt see kaldkatus üleval on jäänud dekoratiivseks. Et noh, ka nii nagu Tiit Vummali puhul, siis ka Emil Urbeli puhul ma usun, et me võime neid libastumisteks pidada, kuidas püütakse tellija nõudel normidest mööda hiilida. Ja järgmine, see roheline aas number 10 meil siin kõrval, on selles mõttes nüüd erakordne ja huvitav maja, et selle on projekteerinud 20 aastate alguses Boris Grümmer. Boris Grümmer on Peterburi kunstiakadeemias õppinud ja Peterburist pärit arhitekt. Tõenäoliselt on tegu venestunud sakslasega, kes siis nii-öelda Vene emigrandina või nagu Eesti vaatepunktist siis Vene immigrandina pärast revolutsiooni Eestisse asus, aga 32. aastal edasi juba läks Pariisi. Aga ta jõudis mitmeid maju projekteerida, nendest võib-olla tuntumad on seal Laia tänava lõpus Põllutööministeeriumi hoone, algselt küll ETK maja, ja ta jõudis osaleda ka Riigikogu hoone projekteerimisel, aga seal ikkagi, jah, ma julgen öelda, et ma isegi mõningad tema pärasused tunnen lõplikus lahenduses ära, aga seal nagu Kuusiku mälestustest on teada, olid siis vastuolud Grümmeri ja Johansoni ja Habermanni vahel, kes esindasid erinevaid arhitektuuri käsitlusi. Aga siis see maja on jah nagu Eesti oludes ebatavaline, selles mõttes, et meie 20 aastatel niisugust jugendklassitsismi enam ju üldiselt ei projekteerinud, võib-olla ainult ajast maha jäänud Artur Perna,
aga samal ajal Kümmer siiski oli professionaalne arhitekt, kuigi tore on nüüd siin vaadata seda, et kui me rääkisime enne nende teiste majade puhul tellija ahnusest, siis see, kuidas siin on siis ka tegelikult nii-öelda katuse, ühekorruselise maja kõrge katuse sisse 2 täiendavat korrust mansardi ära sokutatud, siis noh, selge on see, et ilma nende lisandusteta oleks see maja ju kena. Ja nüüd ma tegelikult olen veel ühe vana puumaja vundamendi peal, sest ma lihtsalt mäletan seda puumaja ja mina mäletan, et siin oli puumaja, mille puhul oli jutt sellest, kuidas see maja asetatakse, võetakse koost lahti ja pannakse teises kohas üles, sest ta oli niisugune võluv suvitusarhitektuur, aga siis ta võeti koost lahti ja juhtus temaga nagu ikka sellistel juhtudel, need palgid lihtsalt mädanesid ära ja ei saanud me temast midagi. Aga see nüüd vastaskülg, mis meil on siin olemas praegu Weitzenbergi tänaval, vabandust, mitte Weitzenbergis, me oleme ju Poskas. Poskas on selles mõttes põnev, et see on ajalooliselt olnud Sloboda. Ja Sloboda tähendas siis nende lossiteenijate, Kadrioru lossiteenijate venepärase ülesehituse ja struktuuriga küla. See küll põles 1834. aastal suuresti maha, aga need pikad, kitsad venepärased krundid, kus siis 3 aknaga kitsas otsaga tänavale olev maja on, et see struktuur on säilinud ja mõningaid maju on ka selles reas alles. Et siia on küll me näeme, et on nii restaureeritud, kui on ka vahele ehitatud, et eks seda ütleme niimoodi, et eriti viimastel aastatel on see rida hõrenenud ja aga mõned majad on ka ilusti korda tehtud. No nii, siit me saame veel vaadata seda Kümmeri maja siitpoolt küljest, Urbeli maja siitpoolt küljest, vahel on üks tagasihoidlik Tallinna maja, kelle autorit ma ei tea või mille autorit ma ei tea, see Poska 24, ta tundub keegi insener olevat. Ja siis võib edasi minna siit mööda hoogsama sammuga mööda seda Sloboda hoonestust. Üks maja tundub siin, see number 35 tundub väga hoolega olevat restaureeritud. Kellel on tore on ka see, et näete, siin on alles vanale Tallinnale iseloomulik värav, aga noh, siin on näha, et seal, kus tegelikult juureviljamaa peab olema, sinna on uus maja ehitatud ja midagi ei ole teha, et kõik need tänapäeva restaureerimised, et see, mis vanasti tapiga kinni pandi, pannakse nüüd naeltega ja see paistab ju, need naelapead paistavad kaugele välja ja enamasti need hakkavad roostetama. Noh, ja võib-olla selle number 37 on võib-olla siin selle krohvia all ehk võib-olla oma ehitussubstantsilt kõige ehedam maja. See 39 ei jäta muljet just tugevast arhitektist, et ta oleks siia teinud. Ja see jätkuvalt müügissildiga, ehkki ma olen kuulnud korduvalt jutte, kuidas see ikka on ära müütud, on siis Vene õigeusu preestri elamu. Ja see on 1880. Sellist Vene rahvusromantilist arhitektuuri on ju meil tegelikult vähe, sellist saelauapitsiga, tõesti niisugune mänguline ja tore. No mina oma lapsepõlvest mäletan, Tallinnas oli selliseid maju ikka 5-6 tükki, aga alles pole neist peaaegu midagi. Ja see peaks olema Fedotovi poolt 1880. aastatel projekteeritud. Nüüd Koidula tänaval on meil terve põnevate majade rida päikese käes. Siit esimene suurem on siis selles mõttes põnev, et see on 90 aastate keskel projekteeritud arhitekt Voldemar Herkeli poolt. Herkel, kes oli ju tipikate põlvkond ja Eesti Vabariigi tekkeajaks juba päris vana mees, ta siiski ei tahtnud, oli niisugune ju
tubli ja energiline ja ehituskomitees ka kõrge ametnik olnud. Ta kindlasti tundis, et tema läheb kaasa uue ajastu arengutega ja ei taha maha jääda ja tegi endale arhitektuuribüroo, kuhu võttis noored Erki lõpetanud arhitektid tööle ja kui ma õigesti tean, siis Toivo Tammik on üks neid noori arhitekte, kes siis Herkeli büroos just selle majaga tegeles. Aga ja siin on niisugust näha ju sellist 80 aastate postmodernismi loogikat, kuigi sellistest väga selgelt historitsistlikest detailidest on juba üle saadud. Nüüd järgmine hallides toonides kahe ärkliga maja on kavandanud 30. aastatel Eugen Habermann. Nendes ärklites on päris head kujundust. See ei ole halb maja ja nüüd oleks tegelikult mõistlik vaadata vasakule ja siin ma siin päikese suhtes saan. Siin on kaks põnevat maja. See Kadrioru poolne, mis mul vist nagu väga ei paista, sest ma olen siin selle maja liiga all, aga kui ma välja tulen ja siis tuleb jällegi päike. See on jällegi uuesti meil Tiit Rummal ja päris niisugune huvitava lahendusega maja. Ja teine, mis meil siit tänavajoonest tagasi astub, on 3+1 arhitektide projekteeritud maja, mis valmis 2006. aastal ja see on selline rekonstruktsioon koos siis tänavaäärse 19. sajandi historitsistliku majaga. See 3+1 maja on siis tegelikult päris põnev ja erakordne ruumistruktuur. Maja all, nagu me siin näeme, kui me aeda lähme, on maa-alune parkla ja maja tegelikult avaneb siia siseõue. Me näeme, kuidas on lodžad ja trepid. Märjad ruumid ulatuvad kõik maja sügavusse ja meie näeme seda niisugust siiapoole ulatuvat, väljapoole tulevat kihistust. Fassaadi tulev trepp annab üsna erakordse dünaamika sellele majale. Samal ajal, mis me näeme, siin on ka tegemist meie oludes küllaltki tavatu maastikukujundusega, mille tegi siis arhitektuuribüroo Le Balteau. Ja võib-olla nüüd jõuame selle kõige efektsema vaateni sellest majast, mis on siis ise selline plekk raami sisse peidetud. Õigu toredasti ka oav tervitab meid siin tema selle maja aia peal. Ja siin on siis ka näha, kuidas see vana maja on rekonstrueeritud, kus me näeme, et veranda osad on päris elutoaks tehtud, aga nende arhitektuur on selline, mis siis selgelt vastandub vanale kivimajale. Ja siit veel tegelikult on isegi ju päikest püüdmas oma väikse personaalterrassiga keldrikorter, mida ma varem pole ausalt öeldes tähele osanud pannagi. Aga sellise, see maja on 2000. esimese kümnendi innovaatilise elamuehituse, see kui Eesti arhitektuur oli hästi otsinguline, värske ja kinnisvaraarendajad ei olnud veel nii kinni naelutatud kõige odavamatesse lahendustesse, nagu nad on seda praegu, ja tulid sellise Eesti ühiskonna otsiva vaimuga kaasa. Selle huvitava perioodi üks paremaid näiteid Eesti arhitektuurist. Siin Koidula tänaval on nüüd ka üks number 11 maja,
väga põneva arhitektuuriga selles mõttes, et selle on kavandanud insener Tuuberg. Heinrich Tuuberg, kes tegelikult, mitte insener, või ta oli ikka insener, on ta lihtsalt ehitusmeister, aga peamiselt ehitaja, ehitusettevõtja ja tavaliselt oli funktsionalism neile nagu raske, et see ei tulnud neil hästi välja, aga teistpidi nad tegid selliseid huvitavaid, veidraid ja imelikke võtteid, ebatavalisi võtteid, mida mujal ei näe. Et ka sellel majal me näeme ju sellist funktsionalistlikku püüdu nendes 3. korruse tagasi astuvas arhitektuuris. Hästi küll laiad 3-osalised aknad on püütud teha, aga siiski on nad hästi kõrged, et nad on pigem jäänud vertikaalseks. Nurga peal on nagu selline historitsistlik torn funktsionalistlikuks ümber transformeerunud, kusjuures on nagu funktsionalistlike proportsioonidega õhtaknad, aga nurga peal on jällegi hästi püstised aknad, et ta on selline veider ja naljakas poolprofessionaalne arhitektuur. Aga siin vastas nüüd sellise tõsisema poole pealt on meil see Koidula 22, mida mul on raske teile täies ulatuses päikese tõttu praegu siia kaadrisse sisse saada. Aga selle on siis projekteerinud 1939. aastal arhitekt Elmar Lohk ja see on Lohk, kes oli 30 aastate sellise kommertsarhitektuuri kvaliteetsemaid tegijaid ja me näeme, et ka tõepoolest see on kindla käega tehtud esindustraditsionalism on meil siis üleni terrassiitprofiga kaetud, nagu 30 aastate lõpus kohane on. Samal ajal ei peljata siin siis ka selliseid luksuslikumaid detaile, nagu näha on siis sellest viikingilaevaga reljeefist peaportaali kohal, kus meil on ilmselt majaomaniku initsiaalid ja ma arvan, et see viikingilaev võib rääkida ka sellest, et majaomanik oli näiteks kapten või reeder või merendusest oma jõukust ammutanud. Aga selge veel see just, et siis mitte tavaline laev, vaid viikingilaev, mis on selline viikingilaev on ju 30 aastate lõpu populaarne rahvuslik motiiv, mida me näeme kõikjal. Uks paistab olevat restaureeritud uute nende metalldetailidega, sest need kruvipead on sellised, mis Eesti ajal iialgi ei saanud niimoodi välja jääda. Need on ka hiljem kasutatud, küll on vasksed kruvipead, aga Eesti ajal nad niimoodi välja ei jäetud kunagi. Ja kui me sisse vaatate, siis te näete, et ta on väga ilusad, ma ei tea, kas te siit näete läbi, aga vast näetegi jah, et on väga ilusad vineeruksed selliste kenade uksenuppudega, põrandal on metlahplaat, kenad pae astmed, postkastid ilusti seina sees, et see on olnud ikkagi selline 30 aastate oma elumugavuselt ja arhitektuurselt välja töötatuselt tipptasemel maja. Ainult kahju on sellest, et need trepikoja aken on originaal, aga korteritel on kõigil õnneks küll ühtemoodi, aga siiski kõigil on pandud plastaknad, mis ilusam oleks olnud ju puitmaknad. Nii, aga siin veel siis tegelikult tasub veel tähelepanu pöörata sellele number 9 majale. Et see on Anton Uuesson, keda me mööda minnes nägime juba ka Weitzenbergi tänaval ja see on siis tegelikult niisugune 4 tähendab ma nüüd tõttelda isegi ei mäleta praegu, sest siin tal esineb 2 tüüpi neid, aga ütleme niimoodi, et on puumaja,
mis on selgelt kodanlike suurkorteritega. Ma tõttelda praegu ei mäleta, kas siin nendes tema majades on tegemist niimoodi, et meil on korrusel 2 5-toalist korterit või 4 3-toalist, sest mõlemaid variante tal esines. Ma tegelikult arvan, kui ma praegu seda maja vaatan, et siin on tegemist selle suuremate, et need on need 5-toalised korterid. Aga see on siis see, kuidas puumaja ei tähenda ainult vaese mehe väikest tööliskorterit, vaid puumaja oli ka täiesti kodanliku jõuka elamise orgaaniline osa. Näete, siin on veel väga toredasti säilinud seda vana ust oma. Ma arvan, et see tuleb meil nüüd lõpuks välja. Nüüd näete see metalltöö, tal on ka varikatus, eks ole. Varikatusel on aastaarv 1912. Ma ei tea, kas see välja valgustab teile selle, me ei näe seda nii hästi. Ja Anton Uuesson on siis see Eesti inseneride esimene põlvkond, kes projekteerib tsaariaja lõpus ja siis, kui arhitekte on 20 aastatel juba küll, siis jätab projekteerimise sinna paika ja neist saavad tegelikult, nad on muidugi, nad on olnud nii projekteerijad kui ehitusettevõtjad, et nad on osanud endale ka jõukuse tagada, aga nii, et nad võivad ka riigiametitesse minna ja täita vastutusrikkaid ametikohti 20-30 aastatel. Ja Anton Uuesson oli siis see, kes oli kuni 34. aastani Tallinna linnapea, pärast abilinnapea, kui Päts muudatused tegi ja hukkus loomulikult Venemaal 40 aastate algul. Nüüd järgmine maja on ka põnev, selles mõttes, et siin on meil siis tegemist Karl Tarase projekteeritud sellise suure hoonega, mis ju 2 trepiga, teine trepikoda küll ehitatud hiljem, aga mis näitab siis seda, kuidas esindustraditsionalism kleepus 30 aastate lõpus funktsionalismile külge. Meil on tegemist ümarärkliga, meil on ümarärkel, meil on hästi laiad, avarad 3-poolsed võhtaknad, hoovi poole avanevad võdud, seal üleval pööningul on ka sellised sõõrid, mida võib vaadata nii klassikalise elemendina kui ka funktsionalismi illuminaatorrakendena, aga meil tuleb selle heledale majale akendele esimesel korrusel ümber randid ja sellised konsoolidele toetuvad suured aknalauad. Akende vahel tulevad püstpillastrid, pillastrid lõppevad üleval dekoratiivse stiliseeritud kapiteeliga, mis kõik on sellised 30 aastate lõpu esindustraditsionalismi võtted. Ja kui te vaatate siit vahelt ka, ma lähen natuke lähemale, seda välisust, siis ka selline klassikalised motiivid on jõudsalt tulnud ka siin selle ukse kujundusse, mis ühtepidi näitab seda eestiaegset puidutöötlemise kõrget taset, aga teistpidi klassikaliste elementide tulekut. Nüüd siin vastas olev maja, mis on siis number 14, kui ma ei eksi, jah, on 14, et see on nagu ka selline kummaline, mitte nii luksuslik, aga jälle ma ei saa teda teile päikese tõttu väga hästi näidata, aga selle on projekteerinud Alfred Kehva, kes on Tallinna Tehnikumis õppinud arhitekt, kes oli enamasti sõjaväeteenistuses ja siin on siis tegemist 4 2-3-toalise korteriga igal korrusel, aga me näeme, kuidas siis selline ratsionaalne majakast on tegelikult selliste dekooriga, nagu need sandrikud ümber akende. Ma lähen siia aeda sisse, siin on nagu ollakse kujundamas vist mingit
laste mänguväljakut, aga ma saan selle maja teile siit niimoodi paremini kätte. Et siis sellised teevad siidkrohviga jämedamad detailid, vandid ümber akende või neid aknaid kokku tõmbamas, aga tagaküljel siiski ka päikese poole avanemas rõdud. Et see on selline 30ndate aastate funktsionalismi esindusarhitektuuriks teisenemine. Noh, nüüd me saime selle maja suhteliselt hästi lõpuks kätte. Aga noh, Alfred Keffa, ma ei taha öelda, et tal nüüd nimi ütleks midagi mehe kvaliteedi kohta, aga samas tuleb tunnistada, et ega ta esimese järgu arhitekt ka ei olnud. Nii, nüüd me tegelikult oleme siin, kui me siia juba hoovidesse sattusime, siis see peaks olema, kui ma nüüd õigesti mäletan, Feelmanni 58 äkki. Et see on tegelikult ka 30 aastate Boris Tšernovi projekteeritud maja, mis on ju samamoodi. Ühtepidi on meil tegemist siis funktsionalismiga, näete, kuidas siin tulevad võdud, ümarärkel, laiad horisontaalsed aknad, aga teistpidi te nägite sealt ukse kõrvalt, et meil tuleb ka selline siidkrohv, portaal, küllaltki luksuslik uks, mille kõrval isegi selline funktsionalism polegi nagu võib-olla nii omal kohal. Samas on siin see uks küllaltki kenasti ära restaureeritud, tuleb tunnistada. Aga ma katsun nüüd siit välja saada ja tänavale jõuda, et teile näidata ka seda, kuidas siis Tšernovi maja puhul on see siidkrohviga esindusdekoor fassaadile peale kleebitud. Et nii, nüüd on vaja jõuda varju. Et iseenesest selline hele luvikrohviga värvitud seinapind, aga siin siis on läbi 3 korruse välja toodud eriline dekoreeritud pind, mis on kapiteelid nende pilastrite lõpus, nagu oleks kvaadrid on meil kujundatud siin, et selline tüüpiline 30ndate aastate lõpu esindustraditsionalismi dekoori lisamine muidu funktsionalistlikule hoone kehandile. Nii päikselisel päeval nagu täna on meil raske arhitektuuri igast küljest näidata, et selles mõttes, et mis on varjus ja mis on päikse käes, on nii kontrastne ja vastu päikest on paha näidata. Aga siit nüüd Feelmanni tänava nurgalt tahan ma jõuda selle Tarvase maja tagakülge, pean veel teile osutama, kui efektselt nende lillekasti alustega on need rõdud ja ümarärklid selle muidu juba üsna esindustraditsionalistliku maja juures, mis meil oli Koidula tänava ääres. Aga nüüd see kollane puitmaja, millele ma tahtsin teie tähelepanu juhtida, on siis väga efektne Eesti esimese arhitekti Karl Burmani 20 aastate alguse puitmaja, et lihtsalt tema oli ju tuntud tsaariaja lõpust oma nende Tallinna suuremate korterelamutega. Aga ma olen vist mõistlik siit serva mööda jalutada, et see maja teile paremini kätte saada. No nüüd oleme vähemalt vilus ja te näete neid tänavale eenduvaid ärkleid, mis sellest Kelkri poest, mis ju siis oli veel 20 aastate alguses väga tavaline. Siin ka kahjuks on pandud puitmajal plastaknad, mis on hästi inetu, aga arhitektuurselt on põnev, et te näete nende ärklite servas seda 1910 aastate jugendklassitsismist
Puurmanile külge jäänud hammasriba motiivi, mida need väiksed kikukesed seal aknalaudade all näitavad. Aga Puurman oli meil siis, eks ole, olnud selline hästi dekoratiivsust armastav romantiline arhitekt, kes projekteeris külluslikult, elavalt, ruum jooksis, tal siin on ka suured korterid, küllaltki vaheldusrikka ruumistruktuuriga. Puurmani korterid on ikka täis ruumi üllatusi, edasi-tagasi liikumist. See ei ole selline kuiv, igav, ratsionaalne ruum, vaid tema korterites on 20-ndatel jätkub see selline romantiliselt dünaamiline ruumikontseptsioon. Ja see sai talle ka mõnes mõttes saatuslikuks, sellepärast, et see 20 aastate traditsionalism, nii nagu Johanson, Habermann, Schwanz ja Kuusik seda ette kujutasid, oli palju rahulikum, minimalistlikum, endasse suletum ja mitte selline rõõmsalt tantsisklev, nagu oli Puurmani arhitektuuri käsitlus olnud. Et ta jäi nagu, ta oskas küll, vaadake, siin on ka seesama asuniku laudistal näiteks, mis oli 20 aastatel just Jakoobil, kes ka nende riialaste üks juhtmehi oli, maa-arhitektuuri viis sisse, seda nimetati ju lausa asuniku laudiseks, see püstlaudis, kus on kitsas liist peal. Et see oli väga spetsiifiline 20 aastate võte, mida varem väga harva oli kasutatud, aga selline Peterburi kunstiakadeemia taust, sealt õpitud võttestik ja see romantiline karakter kokku teevad ikkagi Puurmani Eesti arhitektuuri pildis erandlikuks arhitektiks. Nii, nüüd sealt Puurmani maja tagant tuleb meil ka Fehlmanni nurgal suure ärkliga välja maja, mis on selles mõttes omapärane, et see on ju ka selline nagu Kadrioru barokilik, aga tegelikult siin on ta siis hoopis tegemist 40. aasta tööliselamuga, kus on väiksed korterid, mille on kavandanud Salme Vahter Liiver, hoopis teisest puust ja teise struktuuriga selles mõttes maja, aga see tema baroklikkus, kui me enne rääkisime seal Jaaksoni maja puhul, mis Schwanz kavandas, et kuidas see on see protsessiooni tee Kadriorgu jõudmine ja barokklossis Pätsini jõudmise tee, siis nüüd on ta siin tegelikult stalinistlikuks moondunud samasugune barokkvõttestik. Kui ma ka nüüd siit mööda Weizenbergi nüüd linna poole läheme, siis ma ei tea, kas see jääb mul liiga teiste taha ja kas te suudate, kuna kahjuks ei saa selle kaameraga suumida, aga ma tahan teie tähelepanu juhtida sellele kullasele majale, mis nüüd tuleb selle 40. aasta maja tagant välja. See tahapoole, ma ei jõua iga maja juurde joosta, mida ma tahan näidata, aga see on niisugune ka 20 aastate alguse Puurman, mis on 2 5-toalist korterit üksteise peal, väga ilusad, väga luksuslikud, hea planeeringuga korterid, aga niisugune rahulikum laad, kus siis Puurman näitab seda, et ta alguses ka tõepoolest oma püüab olla Johansoni ja Habermanni 20 aastate traditsionalismi moodi, aga ega tal see nii, tal ei ole see loomuomane ja ta ikkagi püüab jääda liikuvamaks, aga see on küll tal tõesti seal hea maja, Tammsaare muuseumi kõrval olev maja. Nii, aga nüüd tagasi siia Weizenbergi tänava äärde ja siin on meil tegemist mõnede väga vahvate Vladovski projekteeritud majadega. Ei ole küll raske märgata, et sellele osale majale on 3. korrus hiljem peale ehitatud, aga muidu on see maja väga kvaliteetne Aleksandr Vladovski arhitektuur ja näitab seda Vladovski põnevat 30 aastate alguse olukorda, kus siis Vladovski on, üks ole, Vene-Poola emigrant Eestis, ta oli juba Peterburi kunstiakadeemia lõpetanud, aga tõepoolest ka nende läbi ja lõhki peterburglane ja
tema oli siis tulnud juba Kreenholmi arhitektiks Peterburist tsaari ajal, teinud selle kuulsa Narva Kreenholmi haigla ja jäi siis pärast Eesti Vabariiki ja tema selline arhitektuurne laad, Peterburi akademism, loomulikult meeldis ka Eesti sellisele eliidile, eriti sellise vene orientatsiooniga, ütleme vene kultuuri hüppes kujunenud ohvitserkonnale, mistõttu ta alguses töötaski Kaitseväe jaoks ja võib-olla tuntum on Juhkentalis tema Kaitseväe haigla, kus praegu on peastaap ja võib-olla ka see Theodor Poolimaja Valli 4, mis on sellised absoluutselt teine arhitektuurilaad selle oma akademistlikkuses või ütleme Juhkentali sõjaväehaiglas ka jugendbarokk, täiesti teine kui see rahulik endasse sulgunud 20 aastate traditsionalism Johansonil ja Habermanil ja teistel riialastel. Ja nüüd 30-ndatel, kui tuleb funktsionalism, siis on tegelikult Mlodowski ikkagi väga hädas. Mida sellises olukorras teha? Muidugi terve Euroopa oli täis modernismi tulekust peavalu saanud akademiste, keda oli ju palju ja ega siis funktsionalistlikult välja õpetatud arhitektid oli ju alles hakkasid 20 aastatel Bauhausist ja teistest avangardistlikest koolidest alles ilmnema. Ja mida ta siis teeb sellises olukorras? Ja see ongi nüüd võib-olla üks ehedamaid Art Deco maju Tallinnas, ka Toompuiest 12 vist, ja veel mõned Mlodowski 30 aastate majad on siis need, kus me näeme, et Mlodowski püüab leida kompromissi uue muutunud maailma ja oma akademistlike põhimõtete vahel. Et see ümarvärkel, seda ju tegelikult oli olnud ka varasemas arhitektuuris, see nii palju ei ehmatanud teda, ta lihtsalt oskas selle ilusti sümmeetriliselt paigutada, ta ei suutnud seda ümarvärklit ülalt jätta lõpetamata, aga ta oskab olla nagu Art Decoolikult innovaatiline ja mõelda sinna mingi täiesti vahvalt mummudega laine välja. Tänapäeval muidugi paha asi on see, et need tänapäeva plekitööd, et näete, kuidas see plekk on kõik seina peale läinud, see ärklit lõpetab üleval mingi paks plekitort, eks ole, et ta rikub seda fassaadi ära. See plekk hakkab domineerima, seda on seal kõike liiga palju, et sellest on kahju. Aga muidu siis näete, kuidas tal tulevad ka nurgaaknad, mis on niisugune 30 fungis armastatud motiiv ja ta oskab seda sellele arhitektuurile juurde panna ja näete, kuidas nurga peal on ka siis selline nagu väikene kannelüüride lõik. Ikkagi klassikaga seostatud peab olema asi Mlodowskil. Ja kui ma siit kaugelt nüüd vaatan, siis ka minu meelest päris elegantne on see uks oma rombidest kujunduse ja käsipuuga. Nii, aga nüüd meil siin samas lähedal on tegelikult mitu Mlodowskit, millel kõigil tahaks natuke peatuda. See kõrval olev number 9 on, see on näha, et ta on niisugune vähem kindla käega arhitekti tehtud ja samas tõesti on üldse arhitekt, see vist kellegi inseneri maja, kui ma õigesti mäletan. Aga ma tegelikult tahaksin siit jõuda Narva maanteele, seal on küll raskem rääkida, aga vaat nüüd avaneb meil siin siis üle Narva maantee ka kaks põnevat natuke sarnase ruumistruktuuriga Mlodowski maja. See hall madala katusega on ka 30 aastate algusest selline põnev kahe luksuskorteriga. Just on mõistlikum siiski. Ma vaatan, kas see ei ole nii lihtne, see tänava ületamine siin. Nagu kaks ühesugust tüüpi, ühesuguse ruumistruktuuriga maja, kus siis on nagu liblika kujuline põhiplaan, kus trepp on keskel diagonaalselt ühelt nurgalt ja ettepoole üks luksuskorter ja tahapoole teine luksuskorter. Aga nüüd ma saan siit autode vahelt üle, sest
nii, et see võib-olla on nendest Art Deco'likest 30 aastate alguse Vladovski majadest isegi kõige huvitavam. Kui ma õigesti mäletan, siis need on August Woltsi skulptuurid seal 3. korrusel, et 2 naist nagu kardinaid ära tõmbamas akna eest. Siin on samamoodi tegemist siis nurgaakendega, aga need nurgaaknad on selliste kannelüür, nüüd on ta täiesti tõesti nagu dekoratiivne pinnakujundus, mitte arhitektooniline, aga sellised pindad, nii-öelda mitte arhitektooniliste pindadena on need akna ümbruse pilastrid kujundatud. Aga Vladovski oli väga professionaalselt tugev arhitekt, sest Peterburi kunstiakadeemia oligi ju väga hea arhitektuurikool, ikkagi tipptase, väikesed kursused, tõesti kõik need arhitektid said suurteks nimedeks pärast. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ta oli Vladovski kursuse vend Lev Rudnev ja igal juhul oli ta seal suurepärases seltskonnas või Benoit õpilane ja nii edasi. Ja veidi varasem 20 aastate lõpust on see enda niimoodi Veidermaa maja, puumaja, mis kasutab tegelikult sama võtestikku, aga siin on siis Vladovski meil veel sellises 20. aastate klassika ja juugendi mõjulises kujunduses, kus võib-olla on ka niisugust 1910. aastaid seesel tunda, aga siiski tema elav fantaasia ja professionaalsus selles, vanamoelises, aga siiski kvaliteetselt tehtud võtmes. Siin Veidermaa maja juures tahaks veel tähelepanu juhtida sellele detailile, sellele majaomaniku initsiaalile selles roosipärjas, mis on ju ka hästi Vladovskilik tundub, aga Eesti arhitektuuris suhteliselt tavaline, aga ebatavaline. Aga nüüd olles paratamatult sattunud siiapoole tänaväärde, peaks mainima, et need valged majad punaste detailidega on ju tegelikult just need punaste niisuguste konstruktivistlike lisandite poolest on ju äratuntavalt Vilhelm Künnapuu, tema arhitektuur 90. aastatel. Iseenesest mulle meeldib see, et siin sellesama Künnapuu kiriku, mida ka kohe välja tuleb nurga tagant, selle kõrval need kortermajad on selles mõttes sümpaatsed, et 90-ndatel ei olnud veel nii palju raha ja ahnust, et need on suhteliselt Kadrioruliku, nad on võib-olla Kadrioru jaoks ehmatavalt tehnitsistlikud, aga teistpidi nende mastaap ja selline villalik olemus jätab nad tagasihoidlikuks. Tõtt-öelda ma küll tunnen, et see, kuidas Künnapuu armastab seda punase värvi, 20 aastate Vene konstruktivismi pärast punast värvi, siis siin ausalt öeldes oleks nüüd aeg need ära pleekinud punased detailid küll üle värvida ja majadel on nagu tõepoolest värskenduskuuri juurde vaja. Nüüd aga siit tuleb välja siis see nurgapealne kirik, mis on ka 90. aastatel Künnapuu tehtud, siis kui Künnapuu oli Tallinna linnaarhitekt lühikest aega. Anda metodistidele just näha ette metodisti kirik just siia Kadrioru algusesse oli minu meelest on olnud suhteliselt hea lahendus selles mõttes, et see tagab selle, et Kadrioru nagu ülemineku kesklinnalt Kadriorule, et kirik on nagu selline hea rütmivaheldus, ta on erilise vormiga ja siit hakkab peale teistsugune linn oma linnavilladega või lihtsalt villadega ja Kadrioru ja linna poole on siis kesklinaline arhitektuur, nagu näitab see arhitekt Mia Masso enne olümpiamänge kavandatud
suur Eesti merelaevanduse elamu, mis oli toonaseid väheseid niisuguseid suuri linnamaju, kus neofunktsionalistlik võttestik sai avalduda, kuna oli Esindustänavaga, Piritale mineva Esindustänavaga tegu, siis oli siin ka mõeldud dolomiitplaadistuse peale ja kuidagi klassikaline linnamaja selles mõttes, et teine ja kolmas korrus on siia maja sisse integreeritud bürood, mida toona nõukogude ajal harva suudeti niimoodi erinevaid funktsioone omavahel põimida. Suure liiklusega Narva maanteelt ära tulles võiks veel Kadrioru teema lõpetuseks veel peatuda mõnel nüüd kesklinnalikku mudelisse üleminevatel hoonetel, nagu see 80. aastatel Aado Eigi projekteeritud suurte korteritega 4 tüki korrusel kortermaja, mis samamoodi mängib nii klassikalisel Tallinna 30 aastate kortermaja teemal, kus ta sisaldab nii funktsionalismi elemente kui ka postmodernistlikke võtteid. Ja ehkki vist sellel majal on ka raske peatuda, aga midagi me siiski näeme, on see 90 aastate Raivo Puussepa elamu. Raivo Puussepp oli 90 aastatel üks Eesti edukamaid arhitekte ja mees, kes kindlasti mõtles enamat kui lihtsalt kommertsehitamist ja sellel alguses rohkem leikinud, kuid nüüd ära tuhmunud hõbedasel kastil oli kindlasti teadlikku väljakutset sellisele traditsioonilisele Kadrioru kodanlikule romantikale. Paratamatult kõik 90 aastate majad näevad tänapäeval välja väsinud ja võib-olla ka niisugused odavamõjulised, aga selles majas oli kindlasti, nii nagu ka selles 10 aastat hilisemas 3+1 majas, sellist arhitektide teadlikku väljakutset püüdu ümber mõtestada tõsisemalt senist olukorda. Aga siit juba väga ohvatlevalt paistab Raua tänava ots ja see, mis Raua tänavat mööda linna läheb, on teine maailm ja teine elu, omaette ekskursiooni vääriv põnev piirkond Tallinnas. Kadrioru 20. sajandi ja 21. sajandi selline pühapäevane vaade on tänaseks läbi käidud ja tegelikult peaksin ma neid lauseid ütlema ise siia kaamerasse sisse vaadates, et sellega on siis nüüd ekskursioon lõppenud. Tänan teid tähelepanu eest!